Hjälpküljüsi internetimaailm teine osa. Tere, Tiiger! Me juba ootasime sind. Tere, kõik väikesed ja suured arvutisõbrad! Mihkel kutsus mind teiega internetimaailma avastama. Lahe, aga kas see avastamine on ikka turvaline? Muidugi on, kui te internetis liikumise reegleid teate. Kas need on nagu kaardmängu reeglid? Nii, kohe vaatame. Reegel number 1. Külasta internetis ainult neid lehekülgi, mis on sulle või sinu sõpradele tuttavad ja loodud laste jaoks. Siin tundub ohtlik. Oleme ettevaatlikud. Väga tubli. Internetis tuleb olla sama tähelepanelik kui näiteks tänaval liikudes. Mis see oli? See lehekülg oli mõeldud ainult täiskasvanutele ja sellepärast ehmatas teid. Väga hea, et sa selle kiiresti kinni panid. Kui satud kogemata sellisele lehele, siis räägi kindlasti minu või emaga. Meie oleme sinu jaoks alati olemas. Reegel number 2. Hoia oma saladused endale. Kes see on ja mida ta tahab? Ta on võõras ja hoiame parem temast eemale. Kas internetis ka? Jah, ära anna võõrastele oma kodust aadressi ja telefoninumbrit. Ära räägi internetis võõrastele, millises lasteaias sa käid või kus sa õpid. Ära räägi võõrastele oma emast ja isast, nende töökohtadest, kuhu te koos reisite või mida jõuluvana teile kinkis. Ma ei räägi tänaval võõrastega ega näita neile pilte endast ja oma perest. Ma ei tee seda ka internetis. Näe, ta küsib minult arvuti parooli. Kas ma annan? Jass, jäta meelde, parool on nagu hambari ja seda ei tohi mitte kellegagi jagada. Reegel number 3. Mõtle enne kui klikid. Mis see on? Kas ma vajutan? Ma tahaksin nii väga teada, mis auhinnaks on. Ettevaatust, Johanna. Mõnikord pakutakse internetis nupule vajutamisega lahedaid mänge, aga tegelikult võib nii saada ka ohtlikke arvutiviiruseid, mis palju paha teevad. Arvuti võib isegi nii katki minna, et seda ei saagi enam parandada. Kui sinu arvuti ekraanile ilmub ootamatult nupp, mis kohe kutsub vajutama, siis näita seda kõigepealt mulle või emale. Arvuti katkiminekuga riskida ei tasu. Reegel number 4. Kui miski tundub kahtlane, siis räägi sellest oma vanematele. Vaadake, see inimene ei ole siin internetis üldse sõbralik ega hea. Kahjuks on see mõnikord nii. Lisaks on internetis ka palju sellist infot, mis tõele ei vasta. Mine kohe minema või ma kutsun oma vanemad. Tubli, Jass, meie aitame sind alati. Kui me ise ei oska lahendust leida, siis teame, kelle poole pöörduda. Kui vajad abi, siis saad alati helistada tasuta lasteabi telefonile 116 111. 116 111. Näete, saimegi kõik koos reeglite abil turvaliselt internetimaailmas hakkama. Aitäh, Tiiger! Nüüd oleme palju targemad. Ja teame reegleid. Neid reegleid on meie ema ja isa meile kogu aeg õpetanud. Ära räägi võõrastega. Ütle alati, kuhu sa lähed ja kellega ning hoia oma asju. Minu ema korrutab veel iga päev, ära kaota koduukse võtit. Kas internetil on ka võti? On jah, interneti võtmeks on parool. Õige, Juss, paroolist räägime järgmisel korral. Esialgu pidage meeles, samad reeglid, mis kehtivad meid ümbritsevas maailmas, kehtivad ka internetimaailmas. Ole viisakas. Ära kiusa teisi. Ära lase ennast kiusata. Hoia oma saladusi.
kui juhtub midagi halba või sellist, millest sa aru ei saa, siis räägi sellest kohe emale või isale. Pean nüüd minema, aga tulen teile varsti jälle külla. Tšau! järgneb üle korduks muinasjutt sai läbi.